Raiete juht on raiete planeerija RMK majandusmetsades, alates siis harvendusraietest. Veel lihtsustatuna öelduna meie tegeleme tihumeetriga ja metsakasutajad tegelevad hektariga. Kõik hakkab pihta ikkagi metsa olemist, et mis meil riigimetsas on, kui palju meil on küpset metsa, kui palju meil on keskealist metsa, kui palju meil on valmivat metsa. Ja sealt alates tulevad siis juba raiete mahud läbi arvestuslangi. Kui rääkida varumispiirkondadest, siis kõigepealt RMKs metsamajandusega tegelevad regioonid. Regioonis on siis 4 varumispiirkonda ja minu juhtida on siis Tartu varumispiirkond. Kõige aluseks on ikkagi arvestuslank, ehk siis meile seatud ülesanne, kui palju me aasta jooksul metsa majandama peame. Valdavalt teeme me ikkagi lageraiet, et need on meil arvestuslangiga ette antud, muud raieliigid, sanitarraie, raadamine, nende maht on juba vastavalt vajadusele. Planeerimise kõige alus on ikkagi see, et oleksid nii keskkonnakaitselised kui sotsiaalsed väärtused ja nende kaitse tagatud. Kui me oleme seal oma töödega lõpetanud, siis keskkond on võimalikult vähe mõjutatud sellest ja ka naabruses elavad inimesed oleksid tehtud töödega rahul. Aga planeerimine, see on nüüd üks kvartal, kus ma ei ole kunagi käinud. Ei ole olnud võimalik ligi pääseda, aga nüüd me ikkagi ühe piirinaabriga saime kaubale. Planeerimise ikkagi üks alus on see, et seda tehakse metsas, et see ei ole nüüd päris arvutitöö. Kui ma oleksin selle koha peal käinud, siis see planeerimine arvuti taga näeb välja selline. Minu huviorbiidis on need eraldused, mis on siin värvilised. Et need on küpsed eraldused, need, mis on triibulised, need vajavad harvendusraiet. Värvidest nii palju, et kollane on halllepp, see violetne on kuusk, sinine on kask, oranž, siin ei ole, oranž on mänd ka veel ja roheline haav. Ja planeerimine näeb välja selline, et valin, et millal ma seda sooviksin raiuda, paneme 2024 november, mis firma seda teostab ja kui ma siin teen lageraielanki, siis siin üleval on näha, et hakkab koosnema lank. Lageraie SV 176, 2 ja 3, selle pindala on 0,51 hektarit. Nüüd, kui ma lisan selle ühe ka veel juurde, nüüd on ta 0,81 hektarit. Ja muidugi, et mul on iga eralduse kohta on takseerinfo, et kus ma näen selle eralduse kasvukoha tüüpi, sealt saan aimu, milline on see pinnas, näen selle täiust, ehk siis metsa tihedust, pindala, puistu koosseis, mis puuliigid sellel eraldusel kasvavad, vanus, kõrgus, diameeter, tagavara. Siin me teeme sanitarraiet ja see info nüüd on tulnud antud objektil metsakorraldajatelt. Et metsakorraldajad on seda eraldist takseerinud ja kirjeldanud siin suure kahjustuse, mis on siis antud juhul üraskite tekitatud. Aga kuna sellel eraldusel peapuuliik on siiski mänd, mitte kuusk, siis antud juhul me ei pea siin kohe lageraiega
selle metsa maha võtma, vaid raiume ära ainult kahjustatud ja kuivanud kuusepuu või kui siin on midagi murdunud mändi või muud puuliiki, et siis need ka loomulikult korjame ära. Siis ma teen tehnikaseiret ehk siis pisteliselt käime kontrollimas metsas töötavaid masinaid ja mehi, et masinad oleksid nõuetekohaselt varustatud, et oleksid masinatel tulekustutid peal, meestel oleksid turvariided seljas, et oleksid esmaabi nõuded tagatud, esmaabikarbid, et kõik siuksed asjad ja et masin ise oleks nii-öelda terve, et kuskilt õli ei tilguks ja ka sellised asjad. Kus me praegu oleme, on hea näide nagu erinevate instantside ja ka kohalike inimeste koostöös. Metsamassiiv, kuhu ligipääsu ei olnud. Tartu-Räpina maantee ääres meil ei olnud siin teha kuskile vahelooplatse, aga idanes mõte, et ehitame siia hoopis uue tee, lükkame kõik raied edasi. See tee sai valmis 2 aastat tagasi ja nüüd siis hakkame siin ka raieid teostama.